meie issand on üles tõusnud ja tavaliselt kogudus vastab ikka tõesti. Ta on üles tõusnud, tegelikult ta on juba väga ammu üles tõusnud ja ikka seesama tema vägi, mis ta siis saavutas, see toimib. Ja täna tahakski lihtsalt alguses palvetada, et see, mille pärast Jeesus ristil suri, et see oleks meie eludes niivõrd võimsalt tegev, et inimeste südamed oleksid avatud, ka need, kes kunagi pole Jumalast huvitatud olnud, et ka nende süda avaneb Jeesuse, sest see on nii hea asi, mida Jeesus pakub. Isa, me täname sind selle Jeesuse vere eest, mis räägib iga päev meie eest. See veri räägib kohtuliku hukkamõistmise asemel hoopis halastust ja soosingut, elu iga olukorra üle. Tänan, et vere hääl räägib jumalikust kaitsest meile, et Jumal meid tõesti kaitseb, ta ütleb, ta katab meid, ta puhastab meid kõigest patust, kõigest ülekohtust, mis meiega on juhtunud. Ta isegi surnud tegudes, tegime midagi valesti, palume andeks, issand, ja veri annab andeks. Haiged saavad vermete läbi terveks. Ja kui me täna ütleme, isa, ma ütlen lahti hülgamisest, heidan endast ära haiguse ja valu, tõved ja põdemised ja kuulutan minu ihu, minu hing, minu vaim on issandale õnnistuseks, issanda õnnistatud oleme meie ja me oleme õnnistusele avatud. Ma võtan vastu, Jeesus, sinu surma ja ülestõusmise väe. Kuulutan teile kõigile õnnistatud ülestõusmispühi. Ja nii nagu täna hommikul ma sain, küsisin, midagi oli ette valmistatud juba, et mida, issand, ta ütleb, meenutage, mida ma tegin. Ja sellepärast me loeme täna evangeeliumit. Kõigepealt loeme Luuka evangeeliumist 23. peatükist ja pärast loeme Johannese 20. Palun, Kristi. Halleluuja. Ja umbes päeva paiku tuli pimedus üle terve maa, kuni kella 3 peale lõunat, sest päike pimenes, aga templi vahevaip kärises keskelt lõhki. Ja Jeesus hüüdis valju häälega, isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Seda öeldes heitis ta hinge. Aga juhtunut nähes andis väeülem Jumalale au, öeldes, see inimene oli tõesti õige. Ja kogu rahva hulk oli tulnud seda pealt vaatama. Lõi sündivat nähes endale vastu rindu ja pöördus tagasi. Aga kõik, kes Jeesust tundsid, olid jäänud seisma eemale, samuti naised, kes olid käinud temaga kaasas Galilea maalt alates. Ja nad nägid seda. Ja vaata, Juuda linnast Armaatiast pärit Joosepi nimeline suur kohtunõunik, kes oli hea ja õiglane mees, kes ei olnud leppinud nende otsuse ega teoga ja kes ootas Jumala riiki, läks Pilatuse juurde ja palus enesele Jeesuse ihu. Ja ta võttis selle maha, mähkis linasesse ja asetas kaljusse raiutud hauda, kuhu polnud veel mitte kedagi maetud. Ja kes oli pühade valmistus ja see oli pühade valmistuspäev ning hingamispäev oli algamas. Aga naised, kes olid Jeesusega koos tulnud Galileast, läksid kaasa ja vaatasid hauakambrit ja seda, kuidas tema ihu sinna pandi. Siis nad pöördusid tagasi ning panid valmis lõhnarohte ja mürri ja hingamispäeval puhkasid nad käsu järgi. Aga esimesel nädalapäeval veel enne koitu läksid naised hauale, tuues kaasa lõhnarohte, mis nad olid valmis pannud. Nad leidsid kivi hauakambri eest ära veeretatud olevat ja kui nad sisse astusid, ei leidnud nad issanda Jeesuse ihu. Ja sündis, et kui nad olid nõutuses sellepärast, kaks meest seisid nende juures erevalges rõivas. Aga kui naised hirmu tundes silmad maha lõid, ütlesid mehed neile, mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Tuletage meelde, mida ta teile rääkis juba Galileas.
öeldes, et inimese poeg peab andma patuste inimeste kätte ja risti löödama ja 3. päeval üles tõusma. Ja naistele tulid meelde Jeesuse sõnad. Ja pöördudes hauakambri juurest tagasi, kuulutasid nad kõike seda neile 11 ja kõigile teistele. Aga need olid Maarja Magdalena ja Johanna ja Maarja, Jaakobuse ema ja muud naised koos nendega. Nad rääkisid seda apostlitele, ent need sõnad paistsid nende silmis otse kui tühi jutt ja nad ei uskunud naisi. Peetrus aga tõusis püsti ja jooksis hauakambri juurde ja kui ta kummargil sisse vaatas, siis nägi ta üksnes surilinu ja ta läks ära endamisi imestades sündinu üle. Ja vaata, 2 nendest oli sel samal päeval minemas külla, mis on Jeruusalemmast umbes 10 kilomeetrit kaugusel, mille nimi on Emmaus. Ja nad vestlesid omavahel kõigest, mis oli juhtunud ja sündis, et nende vesteldes ja arutledes lähenes neile Jeesus ise ja kõndis nendega kaasas, ent nende silmis peeti nii, et nad ei tundnud teda ära, aga Jeesus ütles neile, mis lood need on, mida te omavahel veeretate teest käies? Ja nad jäid kurvalt seisma, aga üks neist nimega Kleepas ütles temale, sina vist üksi oled selline võõras Jeruusalemmas, kes veel ei tea, mis neil päevil seal on sündinud. Ja ta küsis neilt, mis siis? Nemad ütlesid talle, see, mis juhtus Jeesuse naatsaretlasega, kes oli prohvet, vägev teos ja sõnas Jumala ja kogu rahva ees. Kuidas meie ülempreestrid ja vanemad on loovutanud surmakohtu kätte ja risti löönud. Aga meie lootsime, et tema ongi see, kes Iisraeli rahva lunastab. Ometi on täna käes 3. päev pärast kõige selle sündimist. Aga ka mõned naised meie seast, kes käisid koidu ajal hauakambri juures, panid meid hämmastuma. Kui nad tema ihu ei leidnud, tulid nad, öeldes end ka näinud olevat inglite nägemust, kes ütelnud, et tema elab. Ja mõned meie kaaslastest läksid hauakambrisse ja leidsid nõnda olevat, nagu ka naised olid ütelnud. Teda ennast nad aga ei näinud. Ja tema ütles neile, te mõistmatud ja südamel pikaldased uskuma seda kõike, mis prohvetid on rääkinud. Eks Messias pidanud seda kannatama ja oma kirkusesse minema. Ja hakates peale Moosesest ja prohvetitest, seletas Jeesus neile ära kõigist kirjadest selle, mis tema kohta käib. Ja kui nad lähenesid külale, kuhu nad olid minemas, tegi ta nagu läheks ta edasi. Aga nemad käisid talle peale, öeldes, jää meie juurde, sest õhtu jõuab ja päev on juba veeremas. Ja tema läks sisse, et nende juurde jääda. Ja see sündis, kui ta nendega lauas istus, et võttes leiva, ta õnnistas ja murdis ning andis neile. Siis avanesid neil silmad ja nad tundsid ta ära ja tema kadus nende silmist. Ja nad ütlesid teineteisele, eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas. Ja nad tõusid ning pöördusid sel samal tunnil tagasi Jeruusalemma ning leidsid koos olevat need 11 ja nende kaaslased, kes ütlesid, issand on tõesti üles äratatud ja end näidanud Siimonale. Ja nemad ise kirjeldasid, mis tee peal oli juhtunud ja kuidas nad olid tema leiva murdmisest ära tundnud. Amen.
no mina jätkan siit Johannese. Johannese evangeeliumi 20. peatükiga. Naised leiavad tühja haua. Maarja Magdalena tuli hauale nädala esimese päeva varahommikul, kui ta oli alles pime ja nägi, kuidas kivi oli haualt ära tõstetud. Ta jooksis siis ja tuli sinna Peetruse ja selle teise jüngri juurde, keda Jeesus armastas, ja ütles neile: nad on issanda hauast ära viinud ja me ei tea, kuhu nad on ta pannud. Peetrus läks nüüd välja ja see teine jünger ka ning tulid haua juurde. Nad jooksid mõlemad koos, ent teine jünger jooksis Peetrusest kiiremini ning jõudis haua juurde esimesena. Ja kummalgi sisse vaadates nägi ta surnulinu. Ometi ei astunud ta sisse. Ja tuli ta Siimon Peetruse tema juurde ja astus haua sisse ja nägi maas olevaid surnulinu ja higirätikut, mis olid Jeesuse pea ümber olnud. Ja see ei olnud koos suvilinadega, vaid eraldi kokku mässituna teises kohas. Nüüd siis läks hauda sisse ka see teine jünger, kes esimesena oli hauale tulnud ning nägi ja uskus, sest nad ei teadnud veel kirjast, et peab surnust üles tõusma. Jüngrid läksid nüüd taas ära kodu poole. Jeesus ilmub Maarja Magdalenale. Maarja seisis aga haua kõrval välja ja nuttis. Kuna ta nõnda nuttis, vaatas ta kummagil hauda ja nägi 2 valget riides inglit istuvad seal, kuhu oli pannud Jeesuse ihu. Ühte peatsis ja teist jalutsis. Ja need ütlesid talle: naine, miks sa nutad? Tema vastas neile: nad on mu issand ära viinud ja ma ei tea, kuhu nad on ta pannud. Kui ta seda oli öelnud, pöördus ta ümber ja nägi Jeesus seismas, aga ta ei teadnud, et see oli Jeesus. Jeesus ütles talle: naine, miks sa nutad? Keda sa otsid? Maarja arvas ta aegnikku olevat ja ütles talle: issand, kui sina oled ta ära kandnud, siis ütle mulle, kuhu seda panid ja ma ise toon ta ära. Ja Jeesus ütles talle: Maarja. Too pöördus ümber ja ütles talle heebrea keeles rabumi, see tähendab õpetaja. Jeesus ütles talle: ära puuduta mind, ma ei ole veel üles isa juurde läinud, aga mine mu vendade juurde ja ütle neile: ma lähen üles oma isa ja teie isa ning oma Jumala ja teie Jumala juurde. Maarja Magdalena tuli ja ta kuulutas jüngritele: ma olen näinud issandat, ja seda kõike ta ütles mulle. Nii, Jeesus ilmub jüngritele. Kui nüüd sealsamas, sellesama nädala esimesel päeval oli õhtuaeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute. Tuli Jeesus, jäi seisma nende keskele ja ütles neile: rahu teile. Kui ta seda oli öelnud, näitas ta kätte oma käed ja külge. Siis said jüngrid rõõmsaks issandat nähes. Jeesus ütles nüüd neile taas: rahu teile. Nõnda nagu isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid. Kui ta oli seda öelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile: võtke vastu püha vaim. Kellele te iganes see patud andeks annate, neile on need andeks antud. Kellele te patud kinnitate, need on need kinnitatud. Amen. See oli evangeelium, mis oli 2 mehe, Luuka ja Johannese, mõlemad olid jüngrid, mõlemad olid 3 aastat Jeesusega koos olnud, eks. Ja olid faktid, mida üks nagu nimetas, teine jättis nimetamata. Ja olid faktid, mis olid erinevad täiesti. Ühed olid need, kellel tee peal, eks ole, tee peal kohtusid, aga teistele Jeesus läks. Nad olid lukustatud uksed, aga läks läbi seina. Aga see sündmus just nimelt juhtub, nagu meie mõttes ajaliselt, see oli, kuna nädala esimene päev oli pühapäev, eks ole, juudi kalendris, siis see oli nädala esimese päeva õhtul. Oli see hetk, kui Jeesus tuli läbi seina, sest uksed olid lukus. Me mõtleme, et no täielik muinasjutt ja müstika, mis asi siin toimub. Ja siis sa mõtled, 3 aastat nad olid Jeesusega koos. Neile räägiti, et ma suren ja ma tõusen ülesse 3. päeval. Ja siis nad on kõik üllatunud. Ei tea, kus ta on. Ei ole seal hauas. No kes ta hauast ometi ära võttis? Kui rasked me ikkagi oleme uskumaks seda, mida Jumala sõna ütleb meile.
aga kõige huvitavam selle kõige juures, ükskõik kui kehvasti meie usume, mida me vahel ei suuda uskuda, tead, Jumala plaan realiseerub. Minu arust on see üks kõige imelisem asi, mida Jumal on öelnud, see sünnib. Ta on seda rääkinud oma prohvetite läbi, ta on rääkinud oma poja Jeesuse läbi seda, ja Jeesus teostas veel seda, ta oli isale sõnakuulelik, ta tegi seda, mida ta nägi isa ees tegevat. Ja nüüd tänases päevas, kui me tõesti ütleme, et kuulge, mis te siin heietate, see asi on juba mitu tuhat aastat tagasi sündinud. Aga teate, meie kristlased ei ole mäluta rahvas. Ja vahest on tark meelde tuletada. Kas või, mina tean seda, et minul on ema ammu surnud ja mina vahest, kui ta haiglas oli, siis ta kirjutas meile. Too aeg inimesed ei saatnud elektronposti teel kirju. Ja siis ta saatis päris paberi peal neid kirju. Ja tead, ma olen neid kirjud ammu läbi lugenud. Ja nüüd elu erinevates etappides, ma usun, et teilgi on samu kogemusi, loed kas või mingit vana postkaarti ja sa näed seal hoopis uusi sõnu, hoopis nagu teist mõtet taga, see puudutab sind, aga üks asi on inimeste sõnad ja inimeste hea tahe meile, aga tead, Jumala sõna ütleb, et tema sõna on elav, nagu kaheterane mõõk, nii terav on kohe, et et nagu lõhestab hinge ja luu ja üdi ja meelsused, Hebra kiri ütleb, meelsused ja mõtted kõik tema ära lõhestab ja siis mõtle, mismoodi see kõik sünnib. Ma võtan tegelikult täiesti selle Hebra kirja praegu lahti. Just kohe. Oota, mis peatükk mul oli? Neljandas oli see lugu minu arust oli, jah. Hebra kiri 4. peatükk ja 12, ei taha seda praegu lugeda, ei taha seda, täitsa vale koht Tiituses ja siis mõtlen, miks ma seda ei näe, mis mul peaks olema siin. Nii, lähen, otsin selle üles, vaata, see on paberi evangeeliumiga on ka see, et nad ei leia iga kord üles nagu tahaks. Aga ma tean, et see on siin olemas ja täiesti leitav ja see sama, mida ma tsiteerisin hetk tagasi, see on Hebra kiri 4 ja 12, sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu ja liigesed. No kujutad ette, sõna eraldab liigesed ja luu ja üdi, siis mõtled, kuhu läheb Jumala sõna vägi, kuhu ta liigub. Kas meie saame seda kuidagi korraldada? Ma olen proovinud korraldada, ma olen hästi proovinud korraldada, ma olen öelnud alati hästi õigeid sõnu ja kõik niimoodi. Ja vahest ma võin nii õigeid sõnu öelda ja need ei liigu. Ja teinekord ma olen vahest oma palves nii armetu. Mulle tundub, et... Panid tähele seda nii füüsiline kui vaimne. Ei ongi, aga vaata, me vahest teeme ju inimestena neid füüsilisi tegusid, eks ole ju. Ja siis ta ütleb, aga Jumal ju otsib neid, kes tões ja vaimus, et selle taga peab tõde olema, Jumala sõna on tõde ja sinna tuleb appi vaim, aga mina olen küll liikunud, nagu öeldakse, ja ma usun, et teil on ka sellist, ta läheb südamemeelsuse ja kaalutluste hindaja lausa ja ma leidsin natuke seda sama 12 peatükk sealt samast ja salmidest 24 ütleb niimoodi. Me oleme nüüd uue lepingu vahemehe Jeesuse juurde tulnud, piserdamisvere juurde, mis kõneleb paremini kui Aabeli veri. Saatan tahab meid kogu aeg, tehke tegusid, tehke neid kõige õigemaid tegusid, tehke seda, tehke teist, tehke kolmandat, jätke see tegemata. Ja näiteks kas või see sama asi, mille sees me alles hiljuti olime. Enne seda, kui toimus see, et Jeesus löödi risti. Need päevad on ju kõik lähestikku. Reede, eks ole, kui Jeesus löödi risti. Kell 3 päeval kärises eesriie, kõik oli pimedaks läks. Isegi see roomlaste veapealik ütles, et jaa, ta on tõesti Jumala poeg. Ta konstanteeris fakti, ennem ta naeris Jeesuse üle, siis ta sai aru, ta on tõesti, siin peab olema midagi täiesti teistsugust. Ja nagu meiegi praegu, kui me siin oleme, mõtleme, et saatan proovib meile kogu aeg selgeks teha, tee ikka tegusid, igasugused hästi palju igast tegusid.
aga teod käivad armastusega alati kaasas, need ei saa lahutada päriselt. aga seal on üks teine nüanss, mida ta ütleb, ma otsin neid, kes tões ja vaimus mind kummardavad. tähendab, üks vaim on juurde lisatud ja nii nagu Monika luges selles evangeeliumi osas, kus Jeesus astus tuppa sisse ja võtke vastu püha vaim. ennem seda ei, kuigi Vana Testament räägib, et Jumala vaim oli nendega, Jumala vaim neid juhtis, aga sellisel kujul, et hakkab meie sees elama, see sai reaalsuseks alles pärast seda, kui Jeesus oli kannatanud surma ja ta ütleb niimoodi, et seesama lepingu vahemees Jeesus, see on meid oma verega puhtaks pesnud, puhastanud ja nüüd, kui täna me seisame siin ja mõtleme selle laupäevasele päevale. Eilsele päevale. Kuidas seda päeva nimetatakse? Vaikne laupäev. Just, vaikne laupäev. Teate, ma räägin teile midagi vaikusest. Vaikus on see, mida sa ei tea. Vaikus on see, mida sa tegelikult ei tea. Aga me kõik teame, et kui Jeesus suri ristil, siis ihu jäi veel ristile. Aga tema vaimus oli ta Jumal üles äratanud ja kuhu ta läks? Isegi meie tunnistus ütles, ta läks põrgusse, eks ole. Ta käis seal, aga mismoodi ta sinna põrgusse läks? Ta ei läinud sinna, vabandage saatan, ma tulin siit mõned vangikese, võtan ära, vabandage, ma võtan siit võtmed seina pealt, ära sega mind. Ja siis saad aru, ta läks sinna kui see, kes oli võitnud surma ja needuse. Ja ta läks põrgusse ja võttis kõik need vangid, kes vana lepingu kohaselt oli seal alles kinni. Ja ta võttis oma vangid ja vabastas. Ja teate, see toimus selle samal vaikne laupäev. Nii vaikne, mitte midagi ei tohi sellel päeval teha. Teate, inimesed oskavad öelda, sellel päeval ei tohi õmmelda, sellel päeval ei tohi, ei, mitte midagi ei toimi, ära tee seda, ära tee. Ja teate, kes seda kõike paremini teavad, need, kes Jumalat ei tunne, need, kes tegelikult ei käi koos Jumalaga. Nad teavad täpselt, mida teha ei tohi. Ei tohi, ära tee seda, ära tee teist, ära tee kolmandat. Aga Jeesus tegelikult vaikne laupäev oli kõige müstilisem ja kõige võimsam tegu, mis sa tegi. Ta läks ju põrgusse ja kui me räägime, kuidas praegu saavad need inimesed, kes istuvad reaalselt vangis, mismoodi nemad, kes on tapnud inimesi, kuidas nad saavad andeks, no kuidas on see võimalik? Aga Jeesus reaalselt sellel samal vaiksel laupäeval läks niimoodi vaikselt, ei läinud vaikselt, ta läks sinna kui võitja, ta läks, astus oma territooriumile, tema Jumala oma on, kõik on Jumala tehtud, ta läks sinna täiesti õiguslikult oma vange vabastama ja seal ei olnud ja siis ta ütleb, hetk tagasi saatan võidutses, võit, Jumala poeg on surnud, võit on saavutatud ja siis järgmisel hetkel astub Jeesus sinna põrgusse sisse ja võtab kõik trumpkaardid saatana ära. Ta ütleb, ta häbistas neid kõigi valitsuste meelevaldade ees avalikult. Täiesti avalikult häbistas. Ja siis ta ütleb, et minu jaoks on alati viimasel ajal hästi oluline see fakt, et ta läks sinna territooriumile kui võitja, aga saatan vaatas ju pealt, kuidas ta need vangid vabastas. Ja hetk, see juhtus, ma kordan ikka veel oma mõtet, sest mulle tundub see nii võimas mõte. Kujutate, just hetk peale seda, kus saatan juubeldas, võit, Jumala poeg on surnud, eks. Ta on seal. Ja tõesti ta ongi seal. Jumal ongi ta reaalselt üles äratanud. Ja me mõtleme praegu, millises ihus ta seal oli. Tead, ausalt ütles absoluutselt ei huvita millises, aga saatan tundis ta ära, sest ta võttis need võtmed. Aga samamoodi, kui need leegion need teemonid olid ühed mees. Jah. Siis oli ka need inglid ju tundsid Jeesus ära, et sa oled see Jumala. Ja, et saatan tunneb väga hästi Jumalat. Samamoodi läks ta surmavalda ja need juba teadsid, kes ta on. Täpselt, ja. See ongi see au, mis ta... Aga vaata, ta ütleb ka veel seda Jumala sõnas, et need muidugi leegion tundis ta väga hästi, ta ütles, ära tule mind varem kiusama, isegi see, kes surmahaudades lõugas seal mees ja ütles, et ära tule meid kiusama, mis sa must tahad, eks. Nii et tegelikult me ütleme, saatan usub väga Jumalat. Tal ei jää muud üle, ta peab lihtsalt aksepteerima, mis Jumal on teinud. Aga seal on mingid seaduslikud kohad, kus ta saab veel, näiteks ta sai sinnamaani, kui Jeesus polnud üles tõusnud, sinnamaani ta sai hoida kinni vange.
kes oli surnud, kuigi Jumal teadis, et ta on juba valmistanud tee. See hetk oli täiesti pimeduse vägesid terroriseeriv ja tead, ma tahaks teile öelda täna, ma ei tea, kui tark lause see on, aga mulle tundub, et tead, saatan kardab Jeesuse metoodikat. Ja teate, mis on tema metoodika? Ja osa sellest metoodikast ei ole veel päriselt realiseerunud, on ainult osaliselt. See on see metoodika, mis käib kristlaste ja koguduse kaudu. Kohe selgitan veel. Tead, Jeesuse metoodika on, ta näitab meile Jumala tahet, on ju? Selle väega, mis temas on tegev, ja ta näitab kirikut ja kristlasi. Kristlastel on vägi ja meelevald, sest et me teame ise ka, kuidas on kurjad vaimud lihtsalt välja, et me ütleme sõna ja kurjad vaimud lähevad välja. Nad peavad minema. Ei, nad peavad, aga nad võivad ka vastu vaielda, kui on mingisugune patt või mingi asi ja ta ei lähe inimesest välja, eks ole, kui inimene ei tunnista. Sa nagu likvideerid ja siis me liibumegi selle tarkusega. Ja teate, et kui mina mäletan seda aega, kui paljud inimesed tundus nii õudne, oi, kas minu sees on teemant, kuule, vahet ei ole, saa ainult vabaks, kõige tähtsam see, et ta ei saa ju vaimust, ta ei olegi, ta on seal kuskil sinu hinges, eks. Ja nüüd, kui me oleme selles olukorras, kus ta ütleb, et see on tema metoodika, ta räägib sellest, et koguduse kaudu tuleb Jumala au ilmsiks. Ja kui siis, tal oli ainult koguduse algus 12 jüngrit ja üks ka oli veel see, kes reetis, eks. Siis me mõtleme, Jeesus, nii täiuslik Jumala poeg ja tema oli isegi üks jünger, aga me oleme reetmisi kuulnud siin näinud ja nagu öeldakse, vastuhakkamisi tuleb koguduses ette ja üksteise kirumisi ja taga, kõik asju tuleb ette. Aga kogudusega on seotud midagi täiesti saladuslikku, midagi täiesti väelist, mis minu arust, ma võin seda küll kindlalt, kuidas teile tundub, mulle tundub, et päris see, mida Jeesus mõtles, see ei ole veel päriselt realiseerunud. Vot, just, mulle näidatakse siin, ma võin minna õige. Ja nüüd ma võtan lahti Johannese ilmutuse raamatu 1. peatüki ja salm 18. Nii, ja see ütleb niimoodi. Alustame 16. Kuna Johannes nägi nägemuse. Vaata, nii kui me siin paar teenistust oleme rääkinud, et küsige minu käest, hüüdke mu poole, ma ilmutan teile suuri ja salajasi asju, mida te kunagi ei ole näinud. Midagi me oleme näinud, ei meil midagi, ikka me ju saame aru, aga kui Johannes kujutad ette, kui ta seal oli ja talle seda pilti näed, ta pidi seda kirjeldama ikkagi selle olemasoleva mõistmise ja tajuga, mis tal oli. Eks? Ja kui ta nüüd rääkis, et keegi seisab seal, tal on 7 taevatähte käes, no see kirjakoht just täpselt nii fikseerib, ma kohe loen selle ette. Päris suur pidi olema. No ja tal oli paremas käes 7 taevatähte, nii ta kirjeldab, eks. Ma ei tea, kas ta oli reaalselt, nagu ütleme, taevatäht, meie ütleme, me siin alt vaatame pisike täpik, eks ole. Aga kui me reaalselt ütleme, kes on läinud, et need tähekuud on ju väga suured tähed, eks. Siis me ütleme, millised need olid, mida see Johannes nägi, kas ta nägi täismõõdus, siis oleks see ingel seal kadunud olnud või mis iganes. Et see ei ole asja tuumgi üldse, vaid et ütleb, paremas käes oli 7 taevatähte ja tema suust välkus vahe 2 terane mõõk. Mäletad, just hetk rääkisime sellest, et Jumala sõna on, et parem veel kui üks 2 teraline mõõk, aga kuna see tuli, ma arvan, Jeesuse suust, sest tema oli see lunastaja ja tema välkus vahe 2 terane mõõk, tema palged olid otse kui päike. Kui see paistab, vaata, mismoodi on Jumala sõna fikseerinud. Ma ei oleks ealeski arvanud, et mul tekib selle sõna juures mingi kui mina olin laps ja minu lapsepõlve ajal, siis minu meelest päike paistis kogu aeg oma väes. Päike oli kogu aeg hästi päike. Aga kui me praegu vaatame, kui vähe aega meie päevadest üldse päike helendab oma suures väes. Selles ma käisin Saamosel ja ma saan aru, et see oli oktoobrikuus, seal ei ole midagi imestada, ta ei ole enam nii palav, aga ära me päevitasime. Ja siis ma tundsin, ma tahan kogu aeg saada seda niisugust päikest, mis tõesti nagu peaaegu kõrvetab. Siis ma tahan seda päikese väge, see soen, ma tunnen, see soendab mu konte ka. Kevadeti on see päike eriti. Aga vaata praegu, kui vähe teda on.
reaalselt on teda tõesti päevade viisi, jah, üksikud korrad on olnud, aga ikkagi talvel on meil Eestimaal, vanasti ei olnud ju. Mina mäletan oma lapsepõlvest, ärkasin hommikul üles, minu jaoks oli alati kõige pidulikum päev, kui on talv, väljas on lumi ja päike sirab. Meie kodu oli hästi päikse poole peal, korteri aknad ja meie toos, minu meelest oli alati talviti meil see pidulik päev. See oli minu täiesti isiklik niisugune tunne pidulikust päevast, valge maa ja päike särab. Ja nüüd siin ta nimetab otse kui päike, kui see paistab oma väes. Vaat selline oli see valgus, mis tuli seal, see tema suust välkus. Kui ma teda nägin, langesin ma, Johannes oli see, kes langes selle sama olendi või selle olevuse ette ja nägu nagu surnu ning tema pani oma parema käe mu peale ja ütles, ära karda, mina olen esimene ja viimane ja elav. Nüüd me teame, et kui see niimoodi on fikseeritud, siis see oli Jeesus. Ma olin surnud ning ennäe, me kinnitab seda, ma olin surnud, ta ei räägi siin Jumalast, eks ju, ta ei räägi inglitest, ma olin surnud ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Need, millest me just rääkisime, need on ta käes juba, ta on üles tõusnud, ta ei ole enam surnud. Kirjuta siis, mida sa oled näinud ja mis sünnib pärast seda. Nende 7 taevatähe saladus, mida sa näed oma paremas käes ja nende 7 kuldlambiala saladus on see, 7 tähte on 7 koguduse inglid. Nii et me peame seda mõistma ja teadma, et Jumala vaimne valitsus on ka, et igal kogudusel, ta ütleb, on oma ingel. Kusjuures, kinnitan teile, meie koguduse ingel on nähtud. Lausa sõnumi ütles, et ma mäletan, see oli päris esimestel aastatel, ma ütles esimesel 5, kui ta ütles, et teie koguduse ukse peal seisab ingel, et ükski vale asi ei saa teil juurduda. Ta võib siin sisse korraks tulla, aga ta ei saa siin juurduda. Nii et kas ei ole see ka meile julgustus? Aga siin ta räägib 2 asjast, mis kogudusega toimub. Koguduse ingel on siis need 7 lambijalga ja siis 7 lambijalal on 7 kogudust ja nende 7 taevatähed saladus on see, et Jeerum, mul läks nagu, ma hüppasin siit nüüd üle, ma hakkan nii 7 taevatähe saladus, mida sa näed paremas käes, nende 7 kuldlambiala saladus on see, et 7 tähte on 7 koguduse inglid ja 7 lambijalga on 7 kogudust. Nii et inglid ja kogudused. Nii et ma jõudsin samasse kohta tagasi. Jumal teeb midagi koguduses. Üle selle, et ta teeb iga üksikisiku juures midagi. Ma mäletan seda hetke, kui mina Jumala vastu võtsin, siis see oli täiesti elumuutev. No minu jaoks oli see nii suur murrang. Ja või ütleme, ma ei ütleks, et ma hirmus pöörane olin, aga see on, ma usun, te võite sama kinnitada. Mingi aeg sa saad aru midagi, et Jumal kuskil on, aga siis sa saad aru. Eks ole, sa kohe saad aru, mida ta sulle ütleb. See on kohe niisugune tunne, et ma ennem ju sain ka omast arust aru, aga siis ma kohe saan aru. Ma ei tea, kui palju see selgitab seda. Ja Efesuse kiri ja ta tahab Efesuse 3:10 ja ta tahab valguse ette tuua kõigile, mis on selle saladuse korraldus, mis on kätketud aegade alguses Jumalas, kes kõik on loonud. Nii saab nüüd Jumala mitmekülgne tarkus teatavaks koguduse kaudu taevastele valitsustele meelevaldadele. Nii et see koguduse erilisus, see saab mitte ainult Jumala vaimule, see saab ka teistele vaimudele teatavaks, et koguduses on üks meelevald ja valitsus ja see on ajastute määramise järgi, mille ta on teinud teoks meie issanda Jeesuses Kristuses. See oli Efesuse 3:10-12, loen 12. ka veel. Kelle sees usu läbi temasse on meil julgus ja usaldav ligipääs Jumalale.
nii, ma toon sulle väikese paralleeli. Kõik teavad seda kirja kohta Samaaria naisest, kui Jeesus kohtus temaga. Me täna räägime, et Jeesus on juba, nagu öeldakse, üles tõusnud surnust. Need teod, mis ta tegi ennem seda, kui ta siin maa peal, on möödanik. Aga piibel on neist kirjutanud. Ja sellest räägib Johannese 4. peatükk, kui ta kohtub seal Samaaria naisega. Ja ma ei ole võib-olla varem, olen küll, aga ma ei oska öelda kuidagi see, et nad hakkavad seal rääkima. Ja siis, mida see naine ütleb? Naine, kes ei olnud usklik, ütleb, aga meie isad ju kummardasid seal mäel. Kas sina ütled, et ma pean minema sinna mäkke ja seal Jeruusalemmas kummardama? Ja siis Jeesus selgitab, ikka tegelikult väga niisugune filosoofiliselt selgitab talle, et kui sa teaksid, kes su käest ikka vett küsib, siis sa januneks üldse enam. Ja kõik niisugune tuleme ütlesid, et tõesti, meie saame juba täna midagi aru, aga siis oli ta täielik, nagu täiesti allegooria täiesti. No mida, mismoodi saab elavad? No kus sul ei ole ühtegi nõud ja sa ütled, et sa annad mulle vett, mis iga. Ja vaata, ta rääkiski väga kujundlikult. Ja ma usun, et nüüd me oleme juba võib-olla põlvkonna järel lugenud Jumala sõna ja kätte on jõudnud aeg. Ta ütleb niimoodi, kus meie esiisad kummardasid seal, aga kus nüüd tuleb kummardada? Nii et tegelikult ta oli mitte kristlane, aga ta rääkis kohe, ta oli midagi kuulnud, kus tuleb kummardada. Nii et kui me räägime inimestest, kes Jumalat üldse ei tea või tunne, küsi nende käest, kus tuleb Jumalat kummardada, nad ütlevad sulle. Isegi kui sina ei tea, kuidas tuleb ja kus tuleb, nad ütlevad sulle, kuidas tuleb Jumalat kummardada. Nii et, aga see paralleel, mis ma tõin, et see on selles mõttes, et isa ikkagi otsib neid, kes teavad tõde, mitte see, et keegi kuskil rääkis. Mina kuulsin, see Samaaria naine kuulis seal, aga meie isad tead seal palvetasid selle mäe otsas. Aga sina nüüd Jeesus ütleb, tuleb Jeruusalemma palvetama minna ja Jumalat otsima minna. Ja lähen natukene veel niisugusele territooriumile, mida sa kindlasti ülestõusmispühade jutlusega ei seostaks. See on see, et mägi on alati sümboliseerinud piiblis vaimset reaalsust. Kas sul tuleb meelde esimene koht, kus mindi mäele? Kes läks mäele? Ja, just, aga veel oli Vanas Testamendis on ka. Just, et Mooses läks ju sinna Oorebi mäele ja tuli üle loomulikult põõsas põles ja ära ei põlend ja siis sinna mäele ta läks. Ja seal mäel ta kohtus, ta sai seal ilmutuse sõna otses. Ja Abraham läks ka sinna mäele. Ja see koht, ja mina nagu, kui ma seda lugesin, see on 2. Mooses 19, kui ta annab Moosesele jälle seadused koguduse kohta. See ei ole nagu üksikisiku kohta, vaid koguduse kohta. 2. Moosese raamat, 19 peatükk. Ma jõuan ise ka, 2. Mooses 19, et siis me oleme, selgitan, miks ma see, nii, siin on Iisraeli lapsed Siinai mäel. Ma võtaks 4. salmist. Te olete näinud, mida ma olen teinud egiptlastele. Mooses läks üles Jumala juurde ja issand hüüdis teda mäelt öeldes, ütle nõnda Jaakobi soole ja kuuluta Iisraeli lastele. See on juba teine mäele mineks, esimene ta selle oli põlend põõsaga, eks ole ju. Nüüd on juba teine nüüd koos rahvaga. Te olete näinud, mida ma olen teinud egiptlastele. Kuidas ma teid olen kandnud kotka tiibadel. Tema, Jumal võrdleb seda, kui ta Egiptusest orjusest nad välja tõi, ta võrdleb seda kotka tiibadega. Aga tema oligi pilvega liikus. No pilvega liikus ja kandis neid, aga ta ütleb lausa, et ma tõin teid välja nagu kotka tiibadega. No see oli ikka üleloomulik. Kui sa mõtled, et lähevad ikka merest läbi ja niisugused asjad, kuidas ma teid olen toonud ja kuhu? Enese juurde. See 2. Moosese, Jumal tahab meid kogu aeg tuua enese juurde, enese ligi, enese lähedal olusse. Ja kui nüüd tõesti kuulate minu häält ja peate minu lepikut, siis te olete minu omand lausa.
kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on kogu maailm. Te olete siis mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks. Ja need on sõnad, mis sa pead Iisraeli lastele rääkima. Ja nüüd Mooses läheb alla mäele. Ta läheb sealt mäelt alla ja tegelikult seal oli üks vaimne kohtumine Moosesel Jumalaga. Ja kujutad ette, kui me räägime, et ükski inimene ei ole Jumalat näinud, siis te teate seda, et ta läks sinna üles mäele, ta oli varjatud pilvega. Ja täpselt samamoodi, sa oled kindlasti seda piiblist lugenud seda kohta, kui ei ole, siis loed kodus uuesti, on ära ununud. Ta ütles, nüüd Mooses, mine alla ja ütle, et nad tuleksid ka siia üles mäele. Ja siis, kui ta seda oli rääkinud, siis hakkas välke, sähvatusi, kõuemürinaid ja niuke võimas kärgatus tuli. Ja mis rahvas tegi? Kartma hakkasid. Ometi Mooses veel ütles, ma teen ümber mäed ja tegi ju selle piiri, et ükski loom ei läheks sinna ja ärge puutuge, ainult ühest kohast saate üles tulla. Ja see oli veel niimoodi valmis, et võta nüüd kaasa kõigepealt 70 vanemat. Alguses 70 vanemat ja Mooses läksid üles sinna mäele. Aga nad ei julgenud tulla. Siis ta tahtis kõik rahva tuua. Miks seda oli vaja sinna tuua? Oled sa kunagi mõelnud selle peale? Ma nüüd olen mõelnud, ma nüüd oskan, või ma ei tea, kui argumenteeritult, aga tead, ma mõistsin äkki ühe võimsa asja, see toimus juba, ega Jumal ei ole väiksemaks jäänud. Ta tahtis ikka oma rahvast enese juurde tõmmata. Ikka veel, tulge, olge minu ligi, olge minu juures, aga seal on mõned, tema on nii püha ja ta on nii võimas. Ja nüüd, teate, inimesed hakkavad kõik asja jäljendama. Ja siis nad tulidki pilves, et nad ei saaks öelda, ma siit tulin, ma tulin järgmine, ma teen siin veel mõned, võtan sõbrad ka kaasa ja tulen siia mäele. Aga Jumal ütles, kus mina peatun, see on niisugune püha koht. Ja siis ta ütles, et ei leiaks sinna teed, pilve sees ma kannan teid. Et ei saaks isegi valele poole liikuda. Ja kui ta seal rääkis Moosesega, siis Mooses tuli alla ja ta nägu hiilgas, nii nagu Jeesusel, eks ole ju. Nägu hiilgas, aga teate, rahva jaoks oli see ebamugav. Ma ei tea, võib-olla oli kadedus ka, et nüüd Mooses hiilgab siin. Mõtle, kui mina ikka hiilgaks teil siin ees nagu jõulutäht. Et ma ei tea, mis tunded teil tekivad, ma muidugi ei oska seda ise ka ette kujutada, aga ma tahan selle öelda, et juba Vanas Testamendis on Jumal meile andnud neid eelmärke, et ta tahab oma rahvaga olla koos. Ja tegelikult ma olen nüüd seda ristipõiki nagu lugenud ja ma äkki sain aru, kui ta ütles, tule nüüd rahvas ka sinna üles, siis rahvas ütles, ei, mine sina Mooses nüüd üles ja tule, mis Jumal ütleb, tuled, räägid meile, me teeme, mis Jumal ütleb. Ja tegelikult see käibki, Jumal ütleb, meie teeme, aga tead, mis Jumal tahab? Miks selle Jeesus? Just see sama, et nüüd me jõuame sinnamaani, ta tahab isiklikult sinuga rääkida. Isiklikult sinuga kohtuda ja seal ka, kui ta viis selle rahva, ta tahtis, et rahvas tuleks üles mäele. Ta tahtis selle rahva teha puhtaks ja vabaks orjuse mentaliteedist. Meil on nii palju niukseid vanu taagasid. Me oleme, aga vaata, kui me tuleme Jumala juurde ja kui meil on Jumalaga kohtumised, siis väga tihti lugedes Jumala sõna, mingid asjad kukuvad meie küljest täiesti nagu ära. Kukuks nagu teadvuse seest ära. Isegi ma olen paar korda toonud seda näidet, et mul oli üks süke komme, ma rääkisin inimestele ühte lugu, see oli niuke lahe lugu, minu enda välja mõeldud lugu. Ja siis ma seda jutustasin ikka, mu meelest see oli õudselt kihvt lugu, ma ei tea, kus ma selle, ja teate, kõige naljaka ma palusin ja kuidagi üks päev Jumal juhtis mulle, et miks sa seda luiskamislugu räägid? Ja see ei olnud kedagi solvav, see ei olnud ühegi inimesi, see oli minuga seotud lihtsalt üks mingi lugu. Ja tead, ma palusin selle andeks ja teate, ma ei mäleta, mis lugu see oli. Ma olen seda ennem seda teate, kui palju rääkinud ja ma reaalselt ei mäleta. Ma olen proovinud seda meelde tuletada, mul ei tule see reaalselt meelde. Vahest Jumal tõesti puhastab meid sellest, nagu ütleme, nad olid orjaikkes, neil oli see mentaliteet, nagu ega nad sealt kõrbes, kui nad välja tulid. No kui me räägime, nad sealt kõrbes 40 aastat kõndisid, ega siis Jumal niisama, nendel oli see mentaliteet, Jumal oleks tahtnud nad juba seal mäe peal ära puhastada. No ei, inimesed ei olnud, no teeme siis, Jumal teeb järgmise plaani. Jälle, ja praegu Jeesuses Kristuses, nii et oota üks, et ma ei torma ette, vaata,
et mul oli seal kirjutatud, et nagu iseenda jaoks hästi tähtis fakt, 3. päeval oli müristamine, välgu löömine, mäe kohal oli ränk pilv, kostis tugev sarvehääl ja see sarvehääl läks üha valjemaks. Kus need pärit on need? Et on ikka Jumala poolt need sarvehääled meie teeme siin. Mooses jõudis, kui ta karjatas neid lambaid, siis ta jõudis ka sinna, millest just sa ütlesid, Koit, et Hoorebi mäele. Tegelikult see on geograafiliselt üks ja sama koht on Siinai mägi ja geograafiliselt on Hoorebi mägi sama. Ja te tulete meie juurde kui rahvas ja teenite mind selle mäe juures ja selle teisel päeval ta tahtis puhastada teie inimesed. No seal on täpselt, et Mooses raamatus on kirjas, et teisel päeval puhastage endid, puhastage oma riided, tehke ennast puhtaks ja siis tulge mäele 3. päeval. Jälle toimib see 3 päeva niisugune, et vaata, kui Jumal nagu hakkab rääkima midagi, selle asjadel on nii faktiliselt täpsed need asjad kõik. Nii, ja Rooma kiri ütleb, et miks me peame tulema Jumala ligiolu, ta seletab seal ära. Ta ütleb niimoodi, et mäele minemine, see on sisemine puhastumine, orjaikkes, see on Rooma 8. peatükk räägib sellest olemusest, sellest orja mentaliteedi, vaimse väega kokkupuude teostab meie sees selle sisemise puhastuse. Ja see muideks, Jumal tahtis üleloomulikult seda rahvast puhastada sellest. Aga rahvas, ikka me 1000 aastad, me räägime, meie Eesti rahvas ka 100 aastaid oleme orjanud teisi rahvaid, ikka 100 aastat, aga nüüd, kui kes me oleme Jumala juurde tulnud ja ma ei tea, kuidagi osadel inimestel on see nii loomulik, et nendel ei ole seda orja mentaliteeti. Aga osadel on see ikka veel alles. Ma ei tea, kas te olete kohanud inimesi. Osad on ikka, ja, madalam kui muru, aga salasepitsus ja neid suudab genereerida oi kui hästi. Ja nüüd Jumal kutsub ka meid. Tulge minu juurde. Mooses läheb mäele, jõuab pilve, jõuab sinna vaimsesse reaalsusesse, elab üle Jumala kohalolu, kuningliku reaalsuse ja teate, ta oli muideks seal 40 päeva ja Piibel ei räägi mitte midagi sellest, et tal oleks olnud seal mingi vajadus. Oi, ja rahva, kus sa seal 40 päeva oli? Mis te seal sõite? Mis te seal jõite? Kus sa seal pissil käisid? Sükst asja. Mitte üldse Piibel ei räägi sellest. Ta oli 40 päeva, tal oli ühtegi vajadust, tuli alla ainult ja hiilgas. Nii et ma tahan sind, ta omandas midagi sellist, mis oli see jumalikkus imbus nagu Moosesesse. Ja me teame täpselt seda kohta, et kui Jeesus oli, siis kui tema 3 kõige tähtsamat jüngrit olid seal ja tukkusideks, siis Jeesus tuli sealt alla. No see oli siis, kui nad ütlesid, teeme nüüd siia 3 telki ja Jeesus ju ka hiilgas. Nii et ta oli selles Jumala kuninglikus väes. Nii et ärge siis imestage, kui koguduses ühel päeval osad inimesed hakkavad hiilgama. Jah, no mitte mina, ma kujutan ette, et äkki istub Koit ja hiilgab seal koha peal. Et seda aru, see on see Jumala reaalsus tuleb kohale. Tema ütles seal Mooses, tule üles mäele, eks ole. Jeesus, kas teda ka Jumal kutsus? Ta läks sinna tavapäraselt iga kord enne päikese tõusu. Ma arvan, et see oli kuskil siuke kella 4 ajal, 3-4 ajal võis olla. Ta läks sinna palvetama, ta sai sealt isa käest sellise väe ja kuna tal olid seljas ees rasked asjad, Jumal väestas teda, andis talle tarkuse. Nii et mina arvan, et meid kutsutakse jätkuvalt sinna kohta, mille kohta Piibel ütleb, et seal on see koguduse telk, see müstiline asi, mida Jumal hakkab kogudusega tegelema. Siis sama Melkisedeki preestri amet. Et Mooses jäljendas seda, te teate ju küll, see ei ole teile uudis, et Mooses ta nägi ju seda kõike, mis Jumala templid on, ta tuli maa peale selle rajas. Ta pidi see ju meelde jäämas, need oli eredad pildid. No sinagi võib-olla näed vahest mingi nägemuse ja kui eredalt see sulle meelde jääb, on ju? See jääb niimoodi meelde ja vahel isegi mina tean, mõned asjad on nagu taandunud ja mingi eluolukord toob selle pildi sulle tagasi ette. Nii et me kõnnime kuhugi niisuguse kohta, Jumal tahab meid viia, selles samas Jeesuses Kristuses tuleb üks koguduse aeg,
ma räägin juba pikemat aega, teate, tuleb üks uus aeg. Oli vana vein seal pulmas. Keegi ei ütelnud, et see oli halb vein, aga ta oli vana vein. No ei öeldud, et hea ka, lihtsalt oli vein. Ei, no mina arvan, et me räägime seda, vaata, kui me räägime sellest ärkamisajast, kui meie tulime. No mina ja meil oli siin 90-ndatel siuke ärkamisaeg, eks. Mis aastal sa, Monika, tulid? Sul oli ka 90-ndate kanti. Jah, no võtme siis sinna aega me kõik ja, et see oli üks siuke tõesti, kus väga paljud tulid, kes praegu on teenistuses. Ja inimesed läks ligi, siis tulid need abipakid, eks ole. No see, jah. See tõmbas niimoodi, et ja oli. Ja me räägime, 90-ndatel oli niisugune aeg, kus Jumala vaim tõmbas meid ja me ütleme, et aga nüüd me näeme pikka aega, nagu midagi nagu on ootamas. Ja siis me ütleme, oi, see on see vaikne laupäev, mitte midagi sünni. Aga ma ei usu seda, et Jumala teostuses ei sünni mitte midagi. Mina olen täitsa kindel, et Jumal kogu midagi teeb. Ja üks huvitav asi, kui ma olin eile ühel niisugusel huvitaval üritusel kutsutud ja seal ma kohtusin ühe vana tuttavaga. Oma usude alguses, tema oli piiblikoolis seal sekretäriks ja ausalt öeldes ma isegi esimese raksuga ma ei tundnud teda ära. Ja kui me kohtusime seal, siis tema rääkis ühe nägemuse. Ja ta rääkis, et tema väga palju palvetab nagu Eestimaa eest, meil on ka kogudusel see tava, et me väga palju palvetame oma Eestimaast teatud lausa periooditi niimoodi käib meil niisugused hoogudena. Ja ta ütleb, ta nägi, et Eestimaa oli nagu pilve sees, nagu katte sees, nagu halluse sees. Ta ütleb, ma ei ole aru saanud, mida see tähendab, aga ma sulle räägin, et tegelikult Jumal ütleb, ta paneb vahest nagu katte meile peale. Nagu tõesti siuke tunne, vaata neitsid jäid ka kõik magama. Kõik neitsid jäid magama. Niuke tavaolukord, me oleme kõik kuskil nagu pilve sees. Aga keegi ütleb, et see pilve sees olek on halb olukord. Ma usun, kui Mooses oli seal pilve sees, ega ta ei olnud seal halvas olukorras üldse mitte. Aga vahel nagu midagi hoitakse meist eemal. Ja mina tahan, et sa võtaksid nüüd Jesaja 25, 6 ja 8, see on üks prohvetlik sõnum. Ütlen uuesti, kellel läks Jesaja 25. Ja võtame 4. See on tänulaul issandale päästmise eest, aga siin ta räägib ühest tulevasest olukorrast. Sa oled kindluseks viletsale ja pelgupaigaks vaesele ta kitsikuses. Tead, rahaliselt sa ei pea olema iga kord vaene, vaid vahest sa oled mingis olukorras vaene. Vaat neid asju ikka, no ei võta lihtsalt. Kui ma saan tervist omale, armastust sa omale osta ei saa. Mõni ütleb, ma olen nii vaene armastusest. Mind keegi ei armasta. Mul on raha küll, aga armastust ei oleks ole. Nii et läheme siit. Sellepärast austab sind, vabandust. Ta on siis viletsale kindluseks, pelgupaigaks vaesele kitsikuses, ulualuseks raju eest, varjuks palavuse eest ja oma julmade viha ja otse kui raju, mis raputab müüri otse kui lõõsk põua ajal, nõnda vaigistad võõraste möllu otse kui palavus pilvevarjus, vaikib julmade võidulaul. See on nüüd niisugune kuri pool. Nagu öeldakse, millal ükskord see kuri hakkab mõni ütleb, et Jumal näeb kõike, Jumal kõik, millal see kuri ükskord hakkab oma palga saama? Ma ütlen, jälle vaikne laupäev tuli. Me ei tea, mida Jumal teeb. Me ei tea, aga ta kogu aeg midagi teeb. Tema valitsus ei tuku, tema ei maga, temal ei ole nii, et oi, tuli tukk peale, eks ole ju, nüüd jäi valitsemine kõik pooleli. 6. Ja vägede issand valmistab jälle mäel. Sellel mäel kõigile rahvaile võõruspeo rammusate roogadega, võõruspeo laagerdatud veiniga. Laagerdatud vein on lõpuni ära käinud vein. Muidugi ma ei tea eriti veinist midagi, aga veini tegemisest, veinist tean küll, aga veini tegemist ei tea midagi. Üdi rammusate roogadega, pärmi peal selitatud veiniga, ta hävitab sel mäel loori,
tuletab meelde, mis ma teile rääkisin, loorist ja kattest on vahest nagu peal. Ta hävitab sel mäel loori, mis looritab kõiki rahvaid, mitte ainult eestlasi, kõiki rahvaid. Ja katte, mis katab kõiki paganaid, kujutate isegi paganad, kui nad on katte all, nad ei saa aru, mis jumal. Mina võin küll öelda siis, kui 90-ndatel me jumala juurde tulin, minul oli täpselt ennem seda, no ei saa asjale pihta, no ei saa aru, vanaema on rääkinud, vanaisa on rääkinud, kuni siis ükskord niuke tunne tõesti nagu välgusähvatus läbistas. Ja ta neelab surma ära igaveseks ajaks ja issand jumal pühib pisarad kõigilt palgelt ning kõrveldab oma rahva teotuse. Nüüd on jälle kogudus siin, oma rahva teotuse. Kõrvaldab kogu maalt ja issand on rääkinud ja sel päeval öeldakse, vaata, see on meie Jumal, keda me ootasime, et ta meid päästaks. See on issand, keda me ootasime. Hõisakim ja tundkem rõõmu tema päästest, sest issanda käsi viibib sellel mäel. Nii et see mäel olek on meil, me mõtleme, oi no meil siin Varieres pole rohkem Pikajala mägi, kõige püham mägi. Ei räägi keegi Pikajala mäest, ei räägi keegi Munamäest, vaid räägime sellisest mäest, kus meid on kutsutud Jumala ligiollu. Tule, kutse, hakka vastama, hakka tulema mäele. Tead, kui sa hakkad tulema ja eile tuli minu juurde üks mees, meil oli siin, ma ei tea, kas oli ööpalve või ma ei mäleta, mis teenistus meil oli, hästi palju võõrast rahvast oli ja üks vend tuli siia ja mul on Jumala vaimu juhtimine selline, eile ta tuli ja tänas mind selle eest, et ma niimoodi talle tegin. Oi, siis kui Jolanda oli, tulid meelde ja tema oli ka siin ja mina lähen tema eest palvetama ja mulle Jumala vaim nagu ütleb, et noh, võta ja pane talle põlvega tagumikku. Hästi püha tegevus, eriti koguduses, eks ju. No kuidas ma lähen ja teen niimoodi? Ja no ma siis katsusin, vaidlesin vastu, mis ma vaidlesin, lõpuks läksin, ütlesin, palun vabandust, aga ma pean sellist asja tegema. Ja siis lõin talle niimoodi põlvega, noh, nagu ütleme prohvetiku teona. Ja siis tuli sõnum, eks ole, et hakka minema ükskord. Ja täpselt samamoodi ütleb Jumal. Kui sa hakkad, astu välja, hakka kuskile minema, hakka liikuma, hakka mind otsima, hakka mind hüüdma, siis eemaldatakse kate. Ja temal oli täpselt sama sõnum. Ta ütles, nii kui sa ütlesid, hakka liikuma. Ta ütles, et õnnistused tulid mu perekonda, kui mina hakkasin liikuma, ma olin nagu ankrukett oma naise jala küljes kinni. Ma ei liikunud paremale ega vasakune, ma ei eitanud Jumalat, aga ma ka ei liikunud. Ma oleks võinud ju koos temaga, aga ei, ma ei liikunud. Ja siis see oli nagu üks hetk, ma ei ütle, et minu põlve tokse nüüd tema pani liikuma, aga Jumala vaim oli tõenäoliselt seal kaasas. Ja vot see puudutas nii tugevalt ja noh, eile tuli nagu kinnituseks, et ahaa, mis siis kattest, millisest kattest me siis räägime? Tulite siia Loor segastel autoga sõitmist või? Ei seganud ju. Sõitsite päris kabedasti, ühtegi avariidi tulnud, on ju? Noh. Tee peal püsisime ilusti. Tee peal püsisite. Tegelikult see kate võib olla nõidusega seotud, pimeduse riigi kate. Tegelikult meil on alati atmosfäär meie ümber. Ja vaat see ongi see kate, see moodustab meie üle ühe katte. Religioosne kate võib-olla avaldab mõju, kate, mis pimestab sinu teadlikkust, kõik mõjud, mis sulle, igasugused katted, me ütleme, et oi, et siin on kurjuse mõju, siin on mingi, ma ei tea, mis iganes mõju. Ta ütleb, kõik need on atmosfääris ehk siin katted. Me oleme nagu uinutatud, nagu uimaseks tehtud. Kui keegi kuskil nõiub, kuskil on nõiad, siis ma ei tea, kes juhtus, Siidroodi üks saade oli, üks noormees sai päästetud ja kõik imestasid, et ta oli ju kristlaste perekonnas. Ja mitte midagi nagu, tal oli mingi teemulik sidumine ja siis lõpuks oli nii, et ta võttis küll vastu päästmise. Keegi ütles, aga kas sa üldse oled päästetud, et noh, et käid koguduses, kas sa oled üldse päästetud? Ja siis ta nagu ütles, noh, võttis siis palvetas issand oma ellu. Ja tegelikult ta sai ilmutuse, ma ei ole ise seda vaadanud, ma võin pisut valesti, aga ta ütles, et seal oli üks teine nüanss taga. Nende suguvõsas oli mingi vanaisa oli olnud nõid. Ja see kate, just kui Jumala vaim ilmutas, tuli eemaldada. Vaata, me ütleme, et miks ei tule
noored Jumala juurde, miks inimesed on nagu üldse ei otsi Jumalat, et milles see on mingi kate. Nii et siis, aga viimsel ajal Jumal ütleb, mina esitan teile kutse, otsige mind, täpselt seesama, mida eelmine kord ma teile rääkisin või mis siin oli vist see, alles hiljuti oli see, et hüüdke mu poole, Jeremiia 33:3, hüüdke, ma räägin teile suuri ja salajasi asju. Ja kui sa hakkad üles mäele minema, siis ta ütleb, siis tuleb minu mäele. Siin ta ütleb, te saate maitsta minu roogasid. Mis asi, mis söögiga tegemist? Meil on ärkamisse tahame, mis suured road ja rasvased road ja laagerdatud veinid ja millest te räägite üldse? Aga teate, meie inimestena saame jõudu Jumala sõnast, see on ka söök. Jumala sõna on elav, sõna on toit meile inimestele. Ja samamoodi, kui keegi on väga vaevatud, ei ole ikka mitu päeva söönud, kui ta sööb rooga, öeldakse sõduritele ka, kes tule, andke neile, tead, seda, no, vaata see viigimarja kakku, et seal on vaata need magusad ained sees, et see ruttu taastab ta jõu. Meie inimest oleme veel füüsilises ihus, me vajame seda Jumala rooga ka. Ja ta ütleb, mina kosutan teid, nii et ma arvan, et need rasvased road, need veinid, mis on laagerdatud, kõige paremad road Jumal valmistab meile, need on need imed, mis juhtuvad koguduse kaudu. Jumal ütleb, ma teen suuri asju oma koguduse kaudu, ma ilmutan, sest nii on ta tahtnud. Ta nimetab oma kogudust, nagu meil on siin see pilt seina peal. See on kogudus, see on pruut siin. Ta läheb, see läheb veidmehele vastu siin, et pruut tuleb vastu, parim roog, parim fookus, meil on arusaamine, tuleb mõistmine tõest, kui ennem me ei saanud aru. Ta ütleb, et puhastub ka meie süda, see Jumala poegade süda, nii et ja pasuna kutse kõlab, ta ütleb, see kutse, see pasuna hääl läheb üha tugevamaks. Aga teate, mis vaenlane sel ajal teeb? Ta üritab ikka häma, ta ütleb teile, te olete süüdi selles asjas ja siis te olete veel 5. asjas süüdi ja ei, teile ei tule see asi, teine asi, aga sa tead, et ma olen õigeks tehtud Jeesuse verega. Ja mul on siin isegi kirjas see, et Matteuse 17 oli see, kus Jeesus läks sinna mäele ja Markuse 3 oli see, kus ta läheks oma nende õpilaste mäega. Et seal mäel tal oli Jeesus, ja mina arvan, et Jumal ütleb, ma tahan, et minu rahvas oleks minuga. Minu rahvas on minuga kaasas. Ja kui ma nüüd panen väga, aga mulle tundub, et see ei ole nii, et korraks käisime 5 aasta jooksul, oi ma kogesin Jumalat. Ma arvan, nii nagu Jeesus 24/7, ta tahaks, et me oleksime Jumalaga ühenduses. Niisiis, vaenlane soovib sind kattega katta, lollitada, sinu mõistust hämada, sulle silmad kinni hoida, sa ei saagi üldse aru vaimulikust asja, sa ei kuulegi õieti, eluvalgus ja kõik niuke asi. Ja siis on seal vahel üks uks. Mäletate, ma teile rääkisin alles üle-eelmises vist jutluses või 3 jutlust tagasi. Ei, üle-eelmises. Sellepärast meil oli, paar teenistust ei olnud ülekannet. Ja seal oli see koht, ma rääkisin, oli vana vein. Ja siis tuli üks hetk, kus vein ei olnud. Seal pulmas, mäletate? Vein ei olnud. Ja ma nimetasin, et see oli üks aeg, see oli üks uks. Nüüd Jeesus tegi selle ukse. Seda veini ei saanud, see oleks võinudki veeks jääda. Aga kuna Jeesus on see uks, ja nii nagu ta ütleb meile ka täna, mina olen uks. Tulge minu kaudu sisse, minu kaudu tulevad need lahendused. Ma ei oska seda teistmoodi rääkides, täpselt nii räägib Piibel. Vaata, see ongi siuke vaimne müsteerium. Täpselt samamoodi te lugesite just evangeeliumi. 2 mehed kõnnivad Emmause teel, Jeesus on nendega kaasas. Nende silmad olid kinni, nad ei saanud aru. Nüüd me jõuame tagasi sinna, millest me alustasime. Vahel me tõesti ei saagi aru, meil on katte ees. Jeesus läks läbi seina sinna tuppa, kus nad värisesid. Nad said rõõmsaks. Neil oli tunnistus, Jeesus tuli neid kinnitama. Mina usun, et ta tahab iga päev meid ka kinnitada selles, et siis kutsest rääkisin. Ja teate, mis ma tahaks sulle lõpuks veel, päris mul on natuke paar rida veel, et tead, pane tähele, keegi ei ole kutsunud sind peigmest oma seljas vedama. Eks ju? Ta ütleb,
toetu minule. Pruut, toetu Jeesusele. Usalda Jeesust. Ta juhib meid õigesse kohtu, toetu temale. Läheme sinna suunda, et me usaldame Jeesust. Tõelised road, tõeline veim, me oleme juhatatud sinna, kus me üha rohkem ja rohkem katted võetakse ära, kartus võetakse ära, kõik, mis meid siin maa peal kinni hoiab, teda usaldama paneb, võetakse ära. Ja mul on üks tore laulusalmi rida, mis on minu õe tehtud laul, aga sobib minu arust siia väga hästi. Jumal valmistab meile aegu ja hetki. Ja ta teeb need sinu jaoks. Jumal õnnistab neid aegu ja hetki ja sinu jaoks just nimelt. Vaata, ei ole nii, et on üks valitud, eriti meil on koguduses niimoodi, et paariks loed, number 1 saavad kõik selle kõik nii lihtsalt, number 2 peavad tohutult vaeva nägema. Ei, ta ütleb, tulge minu ligi, toetuge peigmehele, tõsta oma süda issanda kiituses, päevad ja tunnid on kõik tema käest. Ta tahab meile oma kallist rahu kinkida ja nii nagu ma siin viimasel ajal Efesuse kirjas ütleb, et Jumal valgusta meie südame silmi. Tule meie südamesse, tee see valgeks. Ja teate, ma võin teile tuua mis X näiteid, aga see ongi vaimulik asi. Ma võin võib-olla turiseisu õpiks selgeks või kätelseisu, et äkki on teil arusaadavam siis, kui ma käte peal seisan. Aga ma arvan, et see ei muuda seda olukorda praegu. Vaid, et sa tead, et sul on mida oodata. Ja kui sa seisad seal Jumala ees ja ütled niimoodi, Jumal valgusta mu südame silmad. Ma leidsin piiblist ühe niisuguse lause ka, mis ütleb, Jumal ilmuta mulle taevaseid asju. Ja ma olen seda hakanud oma palves palvetama, lisaks sellele ma ütlen, et Jumal valgusta mu südame silmad, nagu Efesuse kiri ütleb. Valgusta ja tead, mille jaoks? Sest meil on üks pärand veel kätte saamata. Ta ütleb, see pärand, mis on vaimu pitser, on su sees juba. Ja see vaimuga sa oled pitserdatud, aga pärandit lõpuni sa pole kätte saanud. Aga see vaim on nagu tagatis sulle antud. Nii et suuremad asjad on ees. Minu kogu jutlus oli täna sellega seotud. Tead, suuremad asjad on ees. Ei ole Jeesus niisama ülestõusmisest tulnud. Ta oli esimene surnutest ülestõusnud. Ja Laatsarused ärata üles, aga Laatsarus suri pärast veel korra ära. Aga nüüd Jeesus oli ainuke, kes tõusis ja jäigi igavesti elavaks. Ja nüüd meie oleme tema pärandrahvas, see kogudus, kellega kaudu ta tahab oma au ilmutada. Nii, mina tean, et see Jumal, keda mina teenin, on väga rikas heldusest. Ja tema on meid koos Kristusega elavaks teinud oma suure armastuse pärast, mitte sellepärast, et sul on õigus või mul on õigus. Oma suure armastuse pärast ta tegi meid elavaks. Ja me oleme tema jaoks tunnistus. Jeesuse vere meie tunnistuse sõna läbi. Nii, ma tahan sind täna õnnistada kuningrigi kirkuse pärandi õnnistusega. Halleluuja, ma tänan sind sinu sõna eest, elav Jumal. Ma tänan sind, et sa oled üles tõusnud. Ma tänan, et sa esitad iga ühele meile kutse. Tule isiklikult, tule sinna mäele, tule minu juurde. Tule, ma annan sulle käe, ma juhatan sind, sa ei pea oma peigmeest seljas vedama. Tema ulatab sulle käe, usalda teda. Issand, ava meie südame silmad, et me enam usaldaksime. Isegi on vaimsed asjad, Jumal otsib meid, kes tões ja vaimus kummardavad. Me vahest kanname endid maha. Ütle, mina ei oska tões ja vaimus otsida. Aga sul on ju vaim sinu sees, see pitser, see vaimu tagatis on sinu sees. Sul on püha vaimu ristimine. Liigu edasi, ära jäta, me tihti küsime paar korda, Jumal, no anna mulle, Jumal ei anna, no selge, ta ei taha anda. Ei, igatse oma peigmeest, usalda teda Jeesuse nimel. Me võtame, me ütleme täna kogudusena, kes me siin oleme, me võtame vastu selle kutse, tulla sinna mäele. Jeesus ütleb, ma olen teid asetanud taevasesse olukorda Jeesuses Kristuses. Tulge üles, nii nagu Johannes nägi neid pilte, ta nägi pilte taevast. Ja meid kutsutakse täpselt samasse olukorda. Issand, õnnista meid, et me võtaksime vastu, mida sa tahad meile anda. Ja kui sina, Jeesus, ristil surid
paremate asjade pärast koguduse jaoks. Oma pruudi pärast sa maksid selle hinna, et paljud tuleksid sinu ligi. Issand, siis me palume oma perekondade, oma laste, oma lastelaste, oma sugulaste pärast. Issand, me palume armu nende jaoks. Kutsu neid ikka veel, kutsu neid enese ligi, kutsu neid enese juurde, Issand, ja me palume, teades kristlastena seda, Issand, anna neile see kutse ja meie palume, et sa pehmendaksid nende südamed Jeesuse nimel. Aamen. Olge õnnistatud selles imelises ajas, milles me oleme. Ei ole me ilma mäluta kristlased. Meil on see lugu, mis ikka veel kõnetab ja räägib meid. Ja ei ole ka see, et Jeesus on kõik ära teinud, meil kõik midagi ei ole enam ees ootamas. On! Suuremad asjad on ees, võimsamad asjad on ees, imed on ees, tunnustähed on ees. Kuidas sulle tundub? Kas on midagi suuremat ees või sellega on kõik lõpetatud või? See sõna räägib, eks ju? Vaata, see on just, vaata, siin on täpselt see, et isegi kui sina nüüd ei usu seda nii väga ja sa vajad veel nagu kinnitust, siis tegelikult sõna ütleb prohvetite, Jeesus oli ka prohvet, lausa Jumala sõna ütleb, Jeesus oli prohvet, kes rääkis häid asju ja tegelikult läks see asi reaalsuseks ja tõeks siis, need said täide ja osad pole veel täide läinud, tähendab, nad lähevad täide. Olge õnnistatud uskumaks Jumalat.